Me kõik tuleme siia ilma õppima inimeseks olemist. Õppetundidest saab aga aja jooksul tarkus, elutarkus. Täna jagab killukest enda elutarkusest Holistika Instituudi looja Marina Ebert. Tänutunne on mind elus väga palju õpetanud. Ega ma noore inimesena ei osanud väga tänulik olla. Ma ütleks, et ma olin pigem nõudlik kui tänulik. Nõudlik enda suhtes? Ja, kõige rohkem muidugi iseenda suhtes, aga kõigi teiste suhtes täpselt samamoodi väga nõudlik ja väga vähe tänulik. Ja ma ei osanud olla ka tänulik oma vanematele. See tänutunde õppetunnid on olnud ikka väga suured. Nii et just nimelt tänutunde õppetunnid? Tänutunde õppetunnid. Et sedavõrd, kui ma ise olen paremas ühenduses endaga, omaenda südamega, oskan ma seda teha ka lahti teiste inimeste jaoks, et olla tänulik ja teha lahti elu jaoks, et olla tänulik. Nii et täna, kui ma siin nüüd istun, siis ma mõtlen, et tõesti ma olen elule tänulik ja kõige paremas, kõige laiemas mõttes elule tänulik koos kõigi nende inimestega, keda ma olen elus kohanud. Kui sa peaksid andma ühele nendest inimestest täna Oskari enda elus, et ta mängis sinu elus nagu parimat rolli ja sa peaksid talle andma Oskari selle eest. Kes see inimene sinu elus oleks? Minu ema. Sinu ema? Ega mu ema mulle ei meeldinud. See on väga julge lause. Jah. Ja ma arvan, mu ema teab seda ise ka, et meil ei olnud omavahel üldse mitte hea läbisaamine. Kui ma olin 16, siis ma mäletan oma väga selgeid mõtteid. Niisugune inimene, nagu on minu ema, selliseks ei taha mina mitte kunagi saada. Aga elu kulges. Kui mul endal olid juba lapsed, hakkasin ma kuulma, et ma räägin samasuguseid jutte nagu minu ema ja et ma teen samasuguseid asju nagu minu ema. Et see, mis puudutab peret, perekonna elu, et me saame selle kaasa lapsepõlvest, ükskõik, kas see meeldib või ei meeldi. Ja et mida rohkem ma seda endale teadvustan, siis seda rohkem ma saan ju aru, et kust ma tulen ja kes ma ise tahan olla. Nii et need mu ema õppetunnid, et need on olnud hästi valusad õppetunnid, aga ma olen tõesti tänulik sellele, et ma täna võin öelda, et mul on väga armas ema. Inimeste elu ei pea olema lihtsalt välja kannatamine, vaid elu võib olla hea, õnnelik, tore. Nii et positiivne psühholoogia just nimelt sellega tegelebki, et uuritakse just nimelt seda, et kuidas inimesed saaksid elada paremat elu. Et eks see on ju selge, et elutempo on kiire. Inimestel ei ole aega iseenda jaoks. Kui ma mõtlen aadlipreilisid, siis nendel oli aega iseenda jaoks. Nendel oli aega mõtiskleda ja jalutada ja kirju kirjutada. No, kas sul on seda aega tänasel päeval? Ei ole isegi e-maile võimalik läbi lugeda ühe päevaga. Ei ole aega. Ei ole aega. Et aeg on, mõni ütleb, et liimist lahti läinud, mõni ütleb, et aeg on lühikeseks jäänud. Mina arvasin, ma vanaks jäänud. Siis kui vanaks jääd, siis aeg kaob ära kuidagi, et ei saagi aru, aga siis on ju selline lause, et aga nii kaua, kui sina sussi saistad teise tuppa, on juba õhtu käes, et ära hakka vaeva nägema. Ja, nii nagu ma oma sõbranna Liisule ütlesin, et varsti on aeg nii lühike, et pesed hommikul hambad ära ja siis lähed magama. Just. Selleks, et me saaksime avada oma südame uksed. Selleks inimesed tihtipeale kogevad midagi, mis paneb neid südame uksi otsima. Kas sinu elus on olnud sellist või kuna oli sinu elus see hetk,
kus sa avasid enda südame uksed ja said aru, et nüüd ma elan südames? Minu elus oli see hetk siis, kui ma olin kuskil võisin olla 33 või 34 ja minu ellu tuli armastus. Et siis ma tundsin seda, et mul on süda. Et kuni selle hetkeni ma ei tea isegi nüüd tagantjärgi vaadates, et kuidas ma elus hakkama sain. Aga hästi paljud tunded olid lihtsalt kuskil kinni minu enda sees. Ma vahetevahel vaatasin, et näed, inimesed nutavad niisuguses olukorras, aga mul ei tulnud ühtegi pisarat. Vahetevahel vaatasin, mis seal siis nüüd nii väga naerda on, aga ega rõõmu ju ka ei olnud. Et need emotsioonid olid kõik suure luku taga. Miks? Eks siin ole tegemist minu enda olemusega, ka selle kasvatusega ja väga suures osas selle sisemise kriitikuga, mis ei luba olla mina. Ja ma arvan, et hästi paljud inimesed kannatavad selle all, et kogu aeg peas on üks hääl, kes kõneleb seda, et sa pead olema teistsugune, sa pead olema teistsugune. Ja see tekitab aja jooksul väga suure kontrolli. Ja ega kontroll ei ole ju valikuline. Kontroll kontrollib kõike. Absoluutselt. Ka emotsiooni. Ja mis sellest elust siis tegelikult järgi jääb, et selles elus ei ole enam mingit safti sees. Ei ole seda mahlakust ja ei ole elurõõmu. Ei ole elurõõmu. Just nimelt, sa ei oska sellest elust, mis sulle anti, rõõm tunda. Et nagu kunagi üks mu tore õpilane Urmas Purde ütles, et ma sain aru, et ma ei ole mitte inimolend, vaid ma olen inimtegend. Inimtegend? Jah. Aha. See, kes kogu aeg tegutseb ja kes püüab kogu aeg midagi sooritada ja tubli olla ja tööd teha. Aga et inimolend on siis see, kes elab, kes tunneb, kes märkab teisi, märkab iseennast ja tunneb oma emotsioone. Sest see on see, mis annab elule maitset, annab elule sisu, nii et elu on elamist väärt.